Ta on avaldanud üle 300 teaduspublikatsiooni. Ta on nii Eesti kui Prantsuse Vabariigi teenetemärgi laureaat. Ta on olnud nii Euroopa kui Eesti inimese geneetikaühenduste presidendiks. Ja tänapäeval tunneme teda kui Tartu Ülikooli geenivaramu direktorit. Oleme lavale doktor Andres Metspalu. Siis ma räägin siin keskel. Nii, et ma mõtlesin, et personaalne meditsiin, siin on, ütleme niimoodi, turbulentsi on palju ja ma just tund aega tagasi laekasin New Yorgist, kus Põhjamaade genoomiuurijad kohtusid Ameerika genoomiuurijatega ja miks just Põhjamaad, sest Põhjamaad on siin esirinnas, kuna Põhjamaadel on head biopangad registrid ja kujutage ette, ka selles valdkonnas on kutsutud meid Põhjamaadks ja me olemegi nagu ametlikult Põhjamaade nagu liige, isegi pandi lipp vappi peale seal. Küsimus on selles, et mina tahan rääkida geneetikast ja geneetika mina näen kui instrumenti, nagu kliiniline keemia. No, 2 aastat tagasi on kliinilist keemiat, aga inimesi raviti ja siis tuli kliiniline keemia, tehti nii-öelda vereproovi, äst vaatab sealt pealt, on üle normi, alla normi, mis iganes. Nüüd oleks vaja tuua geneetika sisse ja geneetikast on kaua räägitud ja mingid Mendeli tüüpi haigusi on juba tükk aega uuritud ja diagnoositud ja mõnda saab ka ravida. Siis alles viimasel ajal, ma ütleksin, et viimased võib-olla 5 aastat, kus on tekkinud uued tehnoloogiad, mis lubavad vaadata genoomi üle terve genoomi, kõik 3000 miljonit nukleotiidi igal inimesel ja selle järjestamine paremates kohtades võtab 24 tundi ja selle tõttu saab seda kasutada ka intensiivravi, eriti laste intensiivravi nagu olukordades. Et ma arvan, et siin potentsiaali on. Minu jaoks personaalne meditsiin on eelkõige see, et kui kasutatakse geneetilist informatsiooni ja arvuteid rohkem, mitte arvuti kui entsüklopeedia, mingi käsiraamat, vaid kui analüütiline tööriist, mis aitab arstil võtta vastu otsuseid. Nii nagu täna maandusime Helsingis lund sadas maani, telefoniposti ei olnud näha, aga lennuk maandus automaatselt arvutiga ja seal oli 300 inimest peal ja keegi ei tundnud ennast halvasti. Nii et ma arvan, et arvutitel tuleb anda rohkem jõudu, aga arvutile annab jõuda ainult jälle inimene ja mida ta sinna sisse kirjutab, peab ennem olema teada. Probleem on sellest, et me ei tunne inimest veel täna hästi, ei tunne haiget ja ammuski ei tunne veel tervet. Ja selle tõttu geneetilised uuringud tegelikult võimaldavad tungida nendesse mehhanismidesse, kuidas me üldse funktsioneerime. Tükk aega oli arusaamatu, miks skisofreenia tekib või kuidas ta tekib või mis haigus on, aga tasapisi hakkab nüüd selguma, et seal on ka nagu konkreetsed bioloogilised molekulaarsed mehhanismid taga. Alles eelmine kuu avaldati artikkel, kus näete, et komplement C4 on seal osaline. Põhimõtteliselt lihtsalt mingil hetkel, kui neuronid peavad kaduma, nad ei kao nii kiiresti või kaovad kiiremini kui muidu ja seal on oma täiesti bioloogiline alus. Enam ei ole niisugune, ei tea, kuidas tekib ja ei tea, kuidas ravida. Nii et põhimõtteliselt teadmist tuleb juurde ja kui vaadata, mis praegu toimub, ma võtan ikka 40-aastases perspektiivi, siis see, mis täna toimub, on suhteliselt vähene. Aga siiski ma ütleks, et sellest hetkest, kui midagi laboris tehakse haiglasse, niisugune tehnoloogia transfer, võtab Tartus 5 aastat aega, mis ei olegi väga aegnagi hakka mõtlema. Ega siis siin on eetilised, legaalsed küsimused, mis tuleb enne läbi arutada ja mõelda. Ja me võime tehnoloogias teha, mis iganes, aga kui inimesed seda ei aktsepteeri, siis midagi ei juhtu. Tuleb selgitada. Ja teine asi on see, et kui me räägime kogu aeg, et ikka me ei saa kõike katseta inimese peal, siis tegelikult kõige parem mudelorganism ongi inimene.
meil on inimesi nii palju, igaüks on erinev, kõik variandid, mis on olemas, kõik on kuskil on olemas. Ja seetõttu ongi biopankade uurimine on viimasel ajal aidanud seda teadust edasi viia, seetõttu, et suudame uurida suuri hulka inimesi. Ja kui me võtame, näiteks praegult pannakse kokku 1 miljon inimest, kellel kõigil on tehtud geenikaart ja vaadatakse, kuidas niisugused antropomeetrilised näidud on tegelikult inimese reguleeritud. Pikkus, kaal, puusa ümbermõõt, vöö ümbermõõt, niisugused lihtsad asjad. Aga see on kompleksgeneetika kõik. Ja me näeme seda, et väga harva on nagu võib-olla need hilised mutatsioonid, nagu laktoosi talumatus, kus üks mutatsioon muudab jube palju. Meil on ühe mutatsiooni tõttu 25% Eesti inimesi saavad toorpiima juua ilma probleemita. Ja see on ainult 7000 aastat vana. Aga enamus meie füsioloogiast kirjutatakse ära paljude geenide poolt, millel igal ühel on väike osa. Ja osa, kui te arvate, et kõik plaksutavad nende geeniuuringute peale, siis üldse mitte. Paljudele tundub see täiesti mõttetu, et me uurime lihtsalt haiget ja kui me tahame midagi tema kohta rohkem teada, kutsume tema vanemad välja, räägime tema ema isaga ja siis veel vanaemaga ja siis saame kõik teada. Meil õpetati ju ka haigusloo koostamist ja perekonna anamnees ja kõik. Geenikaart on kõige parem digitaalne perekonna anamnees, sest et täna vaadake paljudel juhtudel isast ei ole haisugi. Keegi ei teagi, kus ta on ja tema pool geneetilist materjali on ka kadunud selles mõttes, et me ei tea, mis seal oli. Ei ole kellegi vanaema käest küsida. Ja seetõttu on kohe pool informatsiooni läinud. Aga teete selle geenikaardi ja saate teada, mis tegelikult seal on. Ja täna on niimoodi, et üht-teist saab sealt juba lugeda. Aga põhiliselt, kuhu läheb täna geeniuuringute nagu jõud, on aru saada, kuidas üldse mehhanismid toimivad. Ja need ei olegi väga lihtsad. Aga hakkab selguks saama ja teatud asju saab juba kasutada. Nüüd on mõned asjad on niisugused, kus näiteks suurte hulkade uurimine, ma toon näiteks nüüd siis geenivarmu, mida me ise uurime siin juba 5 aastat tagasi sai suur kogumine läbi, olen 5 aastat teinud uuringuid ja võtan niisuguse näite nagu koronararterite tõbi. Meil on inimesed, kes olid infarkti põdenud siis, kui nad liitusid geenivaramuga, aga jäid ellu. Vedas. Nüüd meil on lubatud võtta andmebaasidest, kus haigla andmebaasist, haigekassast, tervisest, infarktiregistrist andmed ja me näeme, mis juhtus inimesega pärast seda, kui ta oli geenitoonoriks. Ja me saame panna kokku niisuguse tema elutrajektoori sünnist kuni tänase päevani, mis iga kord, kui ta on arsti juures käinud ja mingisugune märgina sellest tehtud või on haigekassale mingi teade saadetud või on ostnud retsepti või saanud retsepti ja ostnud ravimi, see on meil kõik kirjas ja me saame joonistada niisugused trajektoorid. Ja see on väga huvitav, kui me võrdleme, me saame nüüd töötada selle mudeli välja, kuidas ennustada näiteks koronararterite tõbi või infarkti, nende haigete peal, kes olid infarktihaiged. Ja kui me hakkasime seda katsetama nende peal, nii-öelda incident case'ide peal, siis see programm väga hästi ennustab, kusjuures me kasutasime seal 7000 genoomimarkerit, no muidu meil on neid seal 700 000 uuritud. Aga me teame täna nii-öelda suurtes uuringutes on välja tulnud umbes 80, mida me teame, kus nad vähemalt genoomis on. Aga täna saab uurida niimoodi genoomi, et me isegi ei tea täpselt, mida ta teeb, aga ta annab sinna efekti. Ja kui te tahate riski ennustada, siis see meetod töötab. Täna kasutatakse ka ju riski hindamiseks nii-öelda Framingami tüüpi meetod, kolesterool tõuseb ja vererõhk tõuseb ja kehakaal tõuseb ja nii edasi. Aga kui me võtame näiteks teist tüüpi diabeedi, kõige põhiline, mida seal mõõdetakse, on glükoos. Aga kui glükoos hakkab tõusma, talumatus kaob, siis on juba hilja, see on juba ka õuest tibutab. Me ei pea olema raketiteadne, et öelda, et nüüd hakkab varsti sadama. Seda tuleb ennustada 20 aastat ette. Tegelikult saab geeniriski ennustada päeval number 1. Ja elustiil on see, mis mõjutab seda kõige rohkem. See ei ole üks haigus, igaüks poeb oma diabeetini, nii võiks öelda. See on nagu pidev üleminek. Ja me geneetilised uuringud aitavad seal stratifitseerida seda, et tekivad niisugused väiksemad grupid, aga väikesed grupid tekib alles siis, kui me uurime nagu miljoneid. Ja praegu ongi üle maailma, kus kogu aeg suurendatakse neid
uuringute hulka, Norras on juba 40% inimesi mingis ühes või teises biopangas. Norra eetikakomiteed ma küll ei soovita. Just tulin, kus need Norra tüübid kaebasid, et kui norrakas võttes sõna, siis kõik astusid 2 sammu tagasi, just et Norra on liiga ettevaatlikud. Et Norra on natukene liiga, et Norra omad ei ole hea eeskuju. Võtame kas või siis Soomest, et kui meil kõik peab tulema Soomest, siis võtame sealt kas ette eeskuju. Aga Norra on natuke liiga... Valgevene me olime Valgevenes, tähendab, et liigume natuke edasi. Ma mäletan Valgevene situatsiooni ka, aga võtame nagu mingi keskele siia. Ja aga tähendab, et eetikakomiteed on väga vajalikud asjad ja seadused peavad olema ja inimesed peavad aru saama ja kõik. Sest et igasugune uljaspäid on. Näiteks ma teen ühe väikse kõrvalpõike, genoomi nagu editing on võimalik CRISPR-Cas9-ga. Hiinlased kohe võtsid, hakkasid embrüid muutma. See on niisugune meetod, mis nagu täpselt käärid, saad muuta genoomi, panna sisse, võtta välja ja põhimõtteliselt see on suure potentsiaaliga. Ma arvan, et teie noored siin hakkate üks päev võib-olla seda kasutama, seda meetodit haiguste raviks. Aga hiinlased enne veel, kui kõik said nagu aru, juba hakkasid seda tegema nagu embrüte peal. Loomulikult Hiina on see Valgevene ruudus, aga põhimõtteliselt on, see tuleb üks päev, sest et see on nii jällegi, keegi ei taha, et tema laps on haige. Ja kui on võimalus seda terveks teha, siis seda ka tehakse. Ja nii ongi, et uued meetodid tulevad. Ja läheb võib-olla 10 aastat või 15 aastat, kui kokku lepitakse, kõik on nagu korras, aga nii läheb. Nüüd, aga genoomiuuringud Taanis on ka 40% inimesi sees. Kui Eestis võtta näiteks PKU-kaardid mängu, siis on meil ka 20% juba mingites kogudes. PKU-kaarte me täna ei ole kokku leppinud, kuidas neid kasutatakse, aga omal on ise alustasid seda programmi ja hoiame need külmas ja kuivas kohas ja need on kõik võimalik kasutada ja kõik kuni, ütleme, sünnist kuni 17 aastani on kõik seal, 18 kuni 100 aastani, mis on 5% rahvast on geenivaramus, nii et kokku meil on 20%, me saaksime ka päris põhjalikult uurida ja pikalt ette. Nii et põhimõtteliselt on Eesti siin väga heas positsioonis, et saab uuringuid teha, uurida inimest ja nüüd, kui tekivad mingisugused võimalused, kus seda kasutada, siis tuleb kasutada. Näiteks tõime maale teise põlvkonna sekveneerimise Tartu Ülikoolis. Läks 5 aastat, aga Haigekassa kiitis heaks eksonite sekveneerimise kui diagnostilise protseduuri. Ja kujutage ette, et väga tihti, seda kasutatakse väga palju, väga tihti leiame, umbes 30% juhtu leiame haiguse põhjuse ja päris tihti on ka võimalik seda ravida. Aga mis on kõige tähtsam, nendest, kus me leiame, 2/3 on de novo mutatsioonid, tähendab, tekkinud seal lapse genoomis ja emal isal ei ole. Ja ma ütlen teile, kui te emale ütlete, et see ei ole teist ja teie abikaasast probleem, see on tekkinud pärast, te näete, kui suur kergendus, ta saab aru, et järgmise lapseda võib saada täitsa terve. Ja see geneetiline müstifikatsioon, et geneetika kõik ruulib, see üldse nagu ei ole niimoodi, on vaja selgitada, mis on. Nii et isegi kui me ei oska ka ravida seda last, see emale, isal on see väga tähtis, et teavad, mis on põhjus. Ja lõpeb ära see arstide juures käimine. Nii et see on see, mis täna saab, mis edasi saab. On näha, et Inglismaal sekveneeritakse pärast 100 000 genoomi. Arvudast haigust, vähihaigeid. Tehti 500 000 biopank, kõikidele tehti geenikaardid, aprillis pannakse need kõik välja, inimesed saavad hakata uurima. Ameerikas on käivitanud pärast seda, kui, pange tähele, et 2013 Eesti valitsus võttis vastu, et võtame suuna personaalse meditsiinile. 24. jaanuar võttis Ameerika Ühendriikide valitsus, Obama teatas, et liigume täppismeditsiini, meditsiini onu peale. Nii et see on käivitanud Ameerikas nii suured programmid nagu 1 miljon veterani, riiklik haigla. Ameerika on väga fragmenteeritud, et seal ei ole üks asja võimalik, nagu meil on, nad ütlesid, et lihtsalt unistavad sellest, et oleks e-tervist, oleks mingid registrid, nii edasi, igal haigla on oma värk. Aga põhimõtteliselt veteranide haigla on riiklik haigla, veterane on palju ja 1 miljon veterani kokku saada ei olnud üldse mingi probleem. Loomulikult seal on jälle omad probleemid, need on enamasti mehed, naisi on seal vähe, on väga palju rohkem Aafrika-ameeriklasi kui neil populatsioonis ja nii edasi, aga uurida saab, inimene on inimene. Nii et igal pool tegeldakse, ma käisin Singapuris hiljuti, terve Aasia on käivitanud, isegi Tai, kujutage ette, et seal on riiklik farmakogeneetika programm, mis kasutab geeni selleks, et kirjutada välja ravimit. Ja me oleme teinud hulga geenikaarte ka oma geenivaramus ja me näeme, et igal ühel on midagi ütelda. Ei ole nii, et
et mõni on terve. Meil oli vist 7 inimest, kes raporteerisid, kui nad küsitleti, et nemad on täitsa terved. Aga ma arvan, kui natuke uurida põhjalikumalt, siis mida ikka leiab, et keegi ei ole päris terve. Nii et niisugune on seis. Mis hakkab edasi juhtuma, on see, et see probleem, et meil on kõik haiglad, Eestis on see veel hästi, meil on üks e-tervis, aga näiteks Soomes, Rootsis, igas maakondas on oma tervishoiu infosüsteem, mis ka omavahel räägi. Google tuleb välja praegult uue äpiga. Kõik inimesed hakkavad sinna sisse kirjutama oma tervise kohta, kõik on ühes formaadis. Ma ei tea, neil on 3 miljardit telefoni. Tähendab, see on see, mis muudab ära. Inimesed hakkavad jälgima neid nutiseadmeid, nendel saab anda tagasisidet. Meil on vaja rohkem nagu health coach, nagu sinu idee on. Ei ole vaja, iga kord ei ole vaja arsti selleks, et inimest nagu julgustada midagi tegema. Praegult tehti kliiniline uuring, kus clinical trial, mis on klassikaline, kus automaat arvuti saatis inimesele sõnumi lihtsalt, et jälgi oma tervist ja kolesterool läks alla, seepärast, et tal tuletati meelde. Sest inimene on nõrk, istud seal kodus, vaatad telekat, pead minema jooksma õue, vihma sajab, ei lähe, aga kui keegi ikka helistab, kuule, tüüp, mõtle selle peale, et see on ikka, võetakse jalg maha, kui sa ei lähe, siis lähed. Nii et ma arvan, et inimesi on vaja aidata ja see läheb inimeste kätte. Jõud, power läheb inimeste kätte rohkem, kui inimesed saavad olla informeeritud ja üks tahab tegelikult oma tervise, kui see puudutab teda. See, et me ei saa suitsetamist nii kergelt maha jätta, loomulikult see on addiktsioon, see on geneetiline, aga meil on ka inimesed, kellel on niisugused geenivariandid, mis teevad kopsu epiteeli suitsu ja kogu selle suitsetamisest tuleneva kahjuliku mõju eest kaitstuks. Rootslased just publitseerisid selle. Neid ei ole väga palju, aga igasuguses on keegi Uncle John, kes suitsetama 100 aastat vana ja rikub ära kogu meie epidemioloogilise nagu pingutuse. Seepärast, et on üks näide. Aga kui saab öelda, et see on sellepärast, et tal on niisugune geenivariant, siis see ongi kõik. Nii et põhimõtteliselt saaks informatsiooniga ja kui seda seletada inimestele, ma arvan, et see on kõige võimsam asi, kuidas me saame tervishoidu kontrollida. Me võime arstide suuda see kõik teha, see töötab massides. Ja massid peavad saama aru, mis nad peavad tegema ja neid tuleb selleks aidata. See on, ma arvan, mis hakkab juhtuma. Mul on veel mõni minut, ma tahaks öelda, et ütleks niimoodi, et personaalne tervishoid või personaalne meditsiin on Eestis nüüd käivitanud. Pilootprojekt on välja kuulutatud, eeluuring oli, Eestis läheb käima. Kõikides maades peaaegu Euroopas midagi tehakse selles suunas. Mõnes rohkem, mõnes vähem. Soomlased võtsid oma geenimeditsiini strateegia vastu ja nii edasi. Küsimus on selles, et mis edasi. Ja ma näen, et järgmine niisugune teema, mis on personaalne toit. Me oleme unustanud ära sellest, et meil on seedetraktis sama palju rakke kui kehas kokku. Ja kui te veel määratate, siis inimese teine aju on soolestikust. Neuronid peale aju on järgmine koht, kus on soolus. Nii et need kommunikeerivad, need bakterid meie genoomiga, meie organismiga, meie neuronitega ja selgub, et me oleme selle vaadanud absoluutselt üle. Ja kui ma arvan, et ma olen smart ka, aga 15 aastat tagasi mul tuleb pähe, et kui inimesed käisid arsti juures, et oleks võtnud ka selle proovid nendelt. Näed, keegi ei ole nagu 15 aastat tagasi, nad ei võtnud seda proovi, aga täna on see põhiline asi, me hakkame inimesi tagasi kutsuma, et seda proovi võtta, et uurida. Ja sealt tuleb välja personaalne toit, sellepärast, et igaühele ei sobi see kõik, mis me sööme. Kõik ei saa ühtemoodi, kõik söögi. Aga kuidas me saame teada, mida süüakse? Täna on niinimetatud big data on see, mis muudab asja. Täna võetakse, meil veel ei saa võtta vist, aga ma pole proovinud, aga võib-olla saab. Inimesed käivad poes, kogu aeg annad selle kaardi, kirja pannakse, mis sa ostad, päevast päeva, leib, sai, vorst, kilud. Ja kui sa vaatad seda aastat, 2 ja 3, siis big data on see, kus mehed vaatavad peale ja ütlevad, et see tüüp sööb niimoodi, see sööb nii, see kasutab seda. Ja sealt tuleb välja mitte need dieediuuringud, kus võetakse 200 inimest, kes vitsivad seda päevikut täita. Sealt me ei saa midagi, sest see on liiga väike. Öeldakse, et haigla andmed ei ole teaduslikult kasutavad. Meie võtsime haiglast näiteks eosinofiilide mõõtmine. Ühel tüübil mõõdeti näiteks 26 korda oli mõõdetud. Kui sa mõtled, et iga kord mõõdab ise moodi võib-olla iga labor ja sa näed, et äkki üks kord oli tal tohutu kõrge, läksime tagasi, vaatame, tal oli kopsupõletik. Tähendab, et ta kirjeldab hästi ja kasutades neid andmed me leidsime uue geeni, mis tegelikult reguleerib eosinofiilide sünteesi organismis. Need haigla andmeid saab kasutada teadustööks, ainult et peab olema neid palju. Mitte me ei saa võtta väga, peab massilist andmeid, on hästi palju andmeid. Ja see on omaette nagu probleem. Nii et see on personaalne toit, ma arvan, järgmine teema. Ja ma tahaks selle lõpetada selle
ettekande sellega, et siin, kuna me oleme kõik arstid oma vahel, ma arvan, et mingit probleemi sellest ei teki, aga personaalne haridus on järgmine teema. Ma pean paar aastat ootama, ma päriselt nagu pensioni lähen, siis ma hakkan sellest rohkem rääkima, sest see tekitab tohutut muidugi vastu ka, aga uuringud näitavad seda, et vaimne võimekus on väga tugevalt päriliku faktoritega määratud. Me oleme uurinud geenivaramus näiteks inimesi, kellel on sündist peale suured delegatsioonid, 250 kilobaasi. No ütleme niimoodi, et kui ma ütlesin, et meil on 3000 miljonit aluspaari, siis 1 miljon 1 megabaas. Need on 250, 500 kilobaasi, 750 ja 1 miljon nukleotiidi, mis on 1 megabaas, 1/3000. Ja kui see on puudu, need tüübid põhikooli naljalt ei lõpeta. Ja see on teadapäeva number 1. Ja ei ole vaja unistada, et sellest lapsest saab mingi advokaat või arst näiteks. Tuleb leida talle lihtsam töö, millega ta saab hakkama. Ta on õnnelik, teenib korralikult raha, helistage praegu, et tahte elektriku saada kuskilt, mingit kostupõhjad pole kuskilt võtta. Aga raha ootab ja ei pea kõik saama nagu arstiks või advokaadiks või on vaja igale ühele leida õige koht ja see personaalne haridus, personaalne nõustamine töökoha valikul, see on nagu see sotsiaalne panus, sotsiaalne keskkond, kuhu me tahame tegelikult jõuda. Ja ma ütleks, et ma räägin teile 40-aastases perspektiivis ja kuigi nagu siin on mõned muigavad, siis ma ütleks niimoodi, et nii palju, kui me ei unistaks ja kui palju me ka ei kujutaks ette, siis elu on alati võimsam. Me ei suuda kunagi unistada nii palju, kui tegelikult mis juhtub. Mäletate, kes on vanemad, lugesite just hästi nagu insener Kaarini hüperboloid. Mingi tüüp leiutas nagu just kui laseri, mida ei olnud leiutatud ja lõikas sellega umbes puid. Nii et täna võib selle kõike teha, aga õnneks puid sellega ei lõigata. Nii et ma tahan öelda seda, et unistage julgelt, eriti noorelt. Unistage julgelt. Mitte miski ei takista teil elus läbi viia seda, mida te tahate viia. Mitte keegi seisab teie ja teie unistuse vahel. Kõik on võimalik. Aitäh! Aitäh! Nii, küsimused saalist. Sealt tagant. Üks julge oli. Oi, see on tuttav. Personaalse meditsiini ja tervise visioon, mida te pigem vist jagate ka võib-olla 2 peale, kuigi üks on kahjuks Soomes. Et kui minna väljaspool just seda geneetilise põhjuseid ja muid põhjenduslikke asju nagu dieet ja tervise see riskifaktorite kogum, siis eksoom ja seda paremini uurida Eestis. Kuidas teie näete seda võrreldes välismaa teistes riikidega, Soomega ja Inglismaa ja Ameerikaga, et mis meil on nagu hästi ja halvasti või mis meil on erilist, mis annab veel võimaluse selles mingisuguses nišis eriti hästi seda teha kohe tipptasemel varsti? Meil on ikka väga hea, et meil on e-tervis. Ükskõik, kes siin, ma ei näe ühtegi arsti, kes kunagi seda kiidaks, aga te ei saa aru, kui tähtis asi on. See seadusandlik baas on olemas ja need andmed ei ole nii kehvad, nagu te öeldakse digidokumentid ladu. Me võtsime need laost need dokumendid välja, kirjutasid poisid seal paar skripti ja analüüsime need nagu alati nagu kõik muid andmed. Pole hullu. Küsimus on, see on väga tähtis. Teiseks, et üle 7% inimesi toetavad nagu geeniuuringut. Me oleme iga aasta, EMOR uurib, et kuidas inimesed suhtuvad geenivaramusse ja kõige sellesse. See on tõusnud eriti pärast seda, kui me teeme ülikooli alla. Tundus, et rahvas usaldab nagu mingit juba 400-aastast ülikooli rohkem kui 100-aastast vabariiki. Aga küsimus on selles, et meil on see geenivaramu on tegelikult väga põhjalikult tuuritud, see on väga hea nagu alus. Aga praegu on juba plaan, et e-tervisesse koguda 500 000 inimest ja kõigil teha geenikaardid. Kuna geenikaardi tegemine läheb sügisest ka odavamaks, üks geenikaart, see array, see chip hakkab maksma umbes $19. See on, kui te ette, ma vanasti ikka ütlesin, et üks genoomi sekveneerimine maksab nii palju kui espresso masin, aga nüüd on see on juba 3 tassi kohvi siin Tallinnas võib-olla. Et see ei maksa enam midagi. Ja kui see on ükskord tehtud, siis seda te enam ei muuda. Seda tuleb ainult iga aasta uuesti lugeda, sest et teadus tuleb juurde, informatsioon tuleb juurde ja kui esimesel päeval, see on nagu mingi enamusele meile prantsuskeelne raamat, et palju sõnu saad aru, aga iga kord loed, õpid juurde ja saad lõpuks loed seda kõiki juba. Nii et nii on selle genoomiuuringutega, et Eestis on tegelikult renomee
on väga hea, mingit suuri õnnetusi pole juhtunud ja 50 000 ikka 5% populatsioonist on väga hästi uuritud, see annab meile, seepärast kutsutakse meid igale poole, et kuulge, andke, uurige ka, uurime koos ja nii edasi. Nii et ma arvan, et meil on väga hea alus edasi liikuda, eriti kui on nii tugev nagu toetus nüüd, ma vaatan ministeeriumi poolt, mis on kogu aeg olnud, aga nüüd ikkagi võeti asekantsler tööle uus ja on vastu võetud riiklikud programmid. Nii et ma näen siin ainult, ma ei näe mingit raskusi, ainult on vaja noori inimesi, kes tahaksid sellega tegelda. Ja ma arvan, et sellele, ütleks niimoodi, nagu minul ütles omal ajal professor, et kirurg on kõik koht täis, aga niisugust meest, kes on õppinud meditsiini ja molekulaarbioloogiat, neid on vähe. Ja võttis mul mitte aastat joosta seal öösel traumapunkti ja labori vahet, aga lõpuks ma jään ikka laborisse ja ei kahetse seda mitte 1 minutit. Ja soovitan ka teile, tegel ka teadusega. Täna tundub küll, et Arstiamet toob rohkem sisse, aga kui olete noored, investeerige oma energiat, veel kui pea võtab, investeerige oma õpingutesse ja arstitöö on ikkagi rutiinne käsitöö, vabandage väljenduse eest, mina ütlen selle välja, aga kui ma vaatan, me saame iga 5 aastat kokku oma kolleegidega, nad ütlevad, et 15 aastat läks ja siis oli kirurgil nagu kõik juba selge, et edasi juba on niisugune platoo ligida. Küsimus selles, et võtke ette uued teemad, liituge laboritega, tehke MD, PhD ja siis teil on alati rinnaesine puhas. Doktor Tiigil siin ees oli küsimus. Mul on kahju, et ma kuulnud, mis sa rääkisid. Aga... Ma lubasin saata oma slaidid sulle. Tähendab, mu küsimus on selline, et tõesti kirjutan kõigile alla selle, mis sa ütlesid, aga ütleme nüüd, kui nüüd tavainimesele muutub need teenused kättesaadavaks samamoodi nagu lähen labori portaali ja tellin endale mõne uuringu, eks. Ja saan nii-öelda lasta oma geenid ära sekventseerida ja saan vastused. Aga mis siis? Et kuidas nüüd see informatsioon, et täna ma näen, et riik ei jõua seda 500 000 rahaliselt katta, eks? Aga kui ma ise tahan seda teha, eks, ja tahan oma panuse anda, et kuidas sa näeksid, et see informatsioon, mis inimesed ise võiksid siis finantseerida, koguda, jõuaks siis selle arsti töölauale? Kui me tahame Eestis organiseerida ühistransporti, panna rongi käima Tartu Tallinna vahel, siis et üks mees sõidab dresiiniga seal, see ei muuda mitte midagi. Meil on vaja teha see kogu rahval see genikaart ja see ei maksa ka riigile liiga palju. See on ainult 7 miljonit aastas 5 aasta jooksul. 7 miljonit, vaadake kuhu raha kulub siin riigil. Sinna tänna, mitte 7, vaid 100. Kui natukene fokusseerida, siis 7 miljonit aastas ja põhimõtteliselt on ka tõenäoliselt võimalik leida ka investorid, kes aitaks seda maksta. Aga riigile 7 miljonit aastas ei ole ka midagi. Ma olen öelnud seda, et haigekassa eelarvest läheb 1% ennetuse peale. Kogu see geenivärk on ennetus. See ravi on seal täna minimaalne, seal midagi, see sama onkoravi, pikendame 9 kuud kellegi elu ja maksame 50 000 eurot, sellest Inglismaal seda enam ei maksta. Küsimus on selles, see on ennetus ja see peaks olema nii, et mitte mingidagi testi võivad tellida, see tuleb ära teha kõigile, panna sinna portaali välja ja see tuleb ära analüüsida otsustada tarkvaraga ja tekib 3-4 rida eestikeelset teksti, kui perearst Vormsist võtab oma arvutikaane lahti ja ma olen seal ja loed 10 korda suurem glaukoomi risk. Kui sa ei vitsi midagi ise teha, hakata mõõtma, ütled, minna silmaarsti, silmaarst vaatab 10 korda kõrgem glaukoomist, võtab mul silmarõhk, ütleb, sa oled juba vana, tuli järgmine aasta uuesti, mõõdame uuesti ja hakkab tõusma, panen silmatilgad ja ma pimedaks ja, aga meil on 28 000 inimest täna Eestis, ma sain aru, kelles on glaukoomi tõttu pimedad. Päris mitu võiks nendest ära päästa, kui me teeksime selle testi ennem, kui see silmanärv on kutu. Ja nii on kõikidega, nii on näiteks selle sama koronariartisiisiga, kui me saaksime nendele anda statiine ennem, kui ta on infarkti saanud. Nüüd on jällegi, saad aru, meil on kokku lepitud ravi need juhendid, kuidas teil on. Euroopa ja Ameerika kardioloogia setsid on välja paisanud mingisugused ravijuhendid, neid muuta, see on nagu piibel. Ravida tervet inimest, nagu tundub tässä imelik, aga joosta metsas võib, aga kõik ei saa joosta ka, mõni kukub seal kokku, tähendab, ta kõik ei tohi joosta. Ma tahaks öelda seda, et kõik peab olema enne, tähendab, see geenimeditsiin töötab siis, kui see on tehtud enamus rahvale ära ja vastused on seal ja arstil ei ole vaja rohkem, kui ainult sealt lugeda ja soovitada talle, et kui midagi ei ole nagu öelda, siis mine koju, joo teed, aga kui enamehel midagi on,
ei ole niisugust asja, et ei ole midagi, et kas või ravimi taluvus on erinev, mõnel on doosi vaja muuta ja kujutage ette, ravimite kõrvaltoimetut Ameerikas sureb 100 000 inimest, mis on aastas, mis on 4, vahel mõnel aastal 5, kui vähihägid on rohkem. Põhjus, surmapõhjus. Ravimi võtmine on riski business. Ja see on kõik retseptiravimid, see ei ole mingisugune, see Columbia ravimid. Aga meil hakkab aeg otsa saama, nii et jah, ma saan aru, et ma olen teie lõuna vahel, nii et nii, aitäh, doktor Mets.